Ma tervitan Jumala rahvast teid kõiki Jeesuse Kristuse nimel. Rõõm on näha, meid on palju täna siin. Ja Jumal tahaks, et pühakojad oleks alati nii täis. Ja mitte lihtsalt niisama tulla, aga et seal toimuks kõik see, mida Jumal on ette näinud. Ja ma alustan, täna on minul see au seda avada ja ka meie pastor Agot tutvustada seda natuke hiljem. Ja Jumala abiga ma püüan seda teha, kuigi seda ajaraamides ei ole nii kerge seada, aga Jumala abiga lihtsalt ma püüan. Ja usun, et see õnnestub ka. Ma alustan Jumala sõna lugemisega 2. Moosese raamatu 15. peatüki lõpust. Siis nad tulid Eelimisse, seal oli 12 veeallikat ja 70 palmipuud ja seal nad lõid leeri üles vee äärde. Me kõik Jumala inimestena enam-vähem teame, et see oli, ma vabandan, aga kes tuleb, meil on terve rõdu on vaba, siin on veel 200 kohta vähemalt seal üleval, nii et siia mahub 700 inimest on olnud siin saalis, olge julged. Kohti on palju veel. Keegi ei pea seisma. Julgelt üles. Ja ma ei tea, kas seal ei ole, kes juhatab, et Jüri vist oli. Tähendab, Eelim oli paik peale Iisraeli rahva lahkumist Egiptusest. See oli teine paik. Esimene oli Maara. Me teame, et Maaras oli kibe vesi, nad ei saanud seal juua, hakkasid nurisema. Ja siis toimus ka seal üks ime, sellest me räägime mõne sõnaga, aga siis nad tulid Eelimisse ja seal, nagu me lugesime, oli 12 veeallikat ja 70 palmipuud, mõelge ise, 70 palmipuud ja 12 veeallikat kõrbes. Selle paiga nimi oli Eelim. Selle kogudusele on pandud samaseni nimi. Ja ma kohe esitaks nagu ühe niisuguse küsimuse praegu. Kui me vaatame tagasi siin Eelimis, kui palju siin paigas on Eelimit olnud või kui palju siin paigas on Maarat olnud. Ma usun, te saate aru minu ütlemisest. Eelimis võib ka Maarat olla ja seda on olnud ja palju olnud. Aga tänu Jumalale me oleme täna selles ajaloolises palvelas, võiks öelda, ta on 95 aastat vana, see maja. Aga 10 aastat juba enne siia tulekut toimusid koosolekud Tallinnas, Pikal tänaval, tantsusaalis. Seal hakkasid need tantsuõpilased oma elusid Jumalale andma, kogudus kasvas. Sealt mindi edasi Mardi tänavale, baptisti palvelasse, ka see jäi väikseks. Ja siis leiti see koht, mis oli müüki pandud, kuna nad ei jõudnud edasi ehitada. Ja Eelim siis ostis ära selle ja siin hakkas teenimine pihta, Jumala teenimine. Ja kui see maja saaks meile jutustada oma minevikku, nagu ma juba nimetasin, et on oma Maara ajad olnud, aga tänu Jumalale siin on läbi mindud kõigest sellest, kõigest. Juba alguses
kodanliku Eesti ajal, seesamane maja, see kivimaja siin nurga peal, see on ka ajalooline maja, siin oli politseijaoskond ja juba sealt tuldi keelama, et ei tohi keeltes palvetada ja ei tohi inimesi terveks teha. Nii et siis ei olnud kommunismust veel, ei olnud. Aga kogudused nagu lahutati ja hakati liitma liitudesse, olid erinevad liidud. See on ajalooliselt kõik, ma lihtsalt väga kiiresti lähen üle sellest. Tähendab, juba olid rünnakud, eks ole. Juba seda eelimit taheti väga kibedaks teha. Aga need ajad on üle elatud kõik. Siis tuli Vene aeg, ütleme nii. Siin oli algul mingi sõjaväeosa sees, aga siis ilmselt said paremad ruumid. Ja siia majja ehitati see ringi ja tehti autojuhtide ühiselamuks. Tol ajal üksikud mehed, autojuhid, olles ise sellel ajal elanud ja ka kohtunud kõige sellega, ma võin öelda, see oli üks rahvas, kes eriti ei pidanud lugu korrast ja siin võite ise arvata, mis hakkas toimuma. See osa ehitati kinni kõik, iga akna taga oli tuba ja toas toimusid omad tegevused. Torn loomulikult võeti maha ja koos ristiga ja siis, kui Oleviste kirikusse liideti kõik, siis võin öelda, siin mõni asi võib-olla järjekord natuke muutub, see ei tähenda, aga te saate teada kõige niisugused asjad, mida tasub välja tuua, et Oleviste kirikusse läks eelimist 470 inimest. See oli kõige rohkem kogudustest. Siin koguduses oli tütarkogudused ja need olid Järva-Jaanis, Lihulas, Paides, Petseris, Pärnus, Tapal, Toril, Võrus, Antslas, Noa-Rootsis ja veel mõningates kohtades. Kokku oli üle 1000 liikme eelimis. Siin Tallinna koguduses oli keskeltläbi 750 liiget. 150 last oli lasteaias või pühapäevakoolis ja nii. Mul on fotod muide kõige selle kohta. 60-liikmeline koor laulis siin, pasunaorkester oli ja piiblikool oli siin avatud ja toimus väga regulaarsed teenistused. Nüüd läheme selle juurde, kui toimus siin muudatus ka valitsuse osas, et Eesti sai tagasi oma riigi ja siis tekkis, siin oli Oleviste kogudusest tuli Endel Hanson, kes oli enne mind pastoriks ja tema sai selle maja koos üürnikega kõik, kes siin sees elasid. Ja siis hakkasid ühed kohtuprotsessid, talle isegi kätega mindi kallale ja üks mees, kes elas, sealt läheb üks uks, see on meie lastetuba seal oli korter, see oli ütlen isegi aja, et see oli juunikuu 1997, siis kui ehitati seda alumist, mis meil on, nimetame palvesaaliks teda välja, seal oli juba teenistus käis, see saal oli täiesti veel vanades nendes ehitustes kinni, siin ei toimunud midagi, aga küsimus oli selles, et need inimesed, kes siin elasid, ei olnud nõus lahkuma ja üks mees seal ülevalt ütles täpselt nii, et ainult jalad ees
te saate selle korteri kätte. Paari nädala pärast ta viidi jalad ees siit välja. Täitsa elujõus, terve mees. Jumal pani tähele tema ütlemist ja täitis selle. Ja nii oli. Ja siis siin all elas üks väga võimukas naine, kes ässitas teisi üles. Ka see viidi õige pea jalad ees välja siit, kes oleks võinud elada. Miks ma seda kõike räägin? Need asjad on toimunud, need on tõsised asjad. Aga Jumal on seesama. Ja ka tänapäeval Jumal vaatab samamoodi meie peale. Jumal võtab väga tõsiselt neid asju. Ja 1998. aastal 31. mail oli siin väikses saalis avajumalateenistus. 12 aastat vend Hanson teenis siin, siis ta lahkus paremasse paika taevakoju ja siis tuli see ettepanek meile, Marianna kõigemini mulle, olles Oleviste koguduses, sealt siis saadeti meid õnnistusega välja, nagu täna me õnnistame siia uue karjase. Nii et see maja, siin võiks veel väga palju rääkida, on väga palju näinud. Ja lõppkokkuvõttes 2002. aastal veel vähe kõigest pandi põlema. Tahtlik süütamine oli selle maja nurgast, sealpool nurgast. Oli see tulekolle ja see läks nagu see leek oli kohutav siin. Majad kõrval, kes kõike nägid, üle elasid seda. Aga tuletõrje siiski sai võitu selle tule üle. Ja teate, Endel Hanson oli see mees, vaatamata oma vanusele. Ka tema oli juba aastates mees, kui ta siia tuli Olevistest. Ka mina polnud kõige noorem, kui ma siia tulime Mariannaga ka 66-aastane juba, nagu pensioniiga oli käes, aga Jumal andis veel tänaseni 16 aastat teenida siin. Ja ma ütleks seda, et see tulekahju süütamine oli ühest küljest. Kui ma mõtlen selle peale, mis kõik siin toimus, siis on ainuke asi, tõesti põleta maha niisugune, hävita ära. Ja see asi tõesti toimis, aga siis hakkas ülesehitamine. Ja see ülesehitamine toimis nii, et siia tulles seda saali osa veel tuli teha, ainult lagi oli olemas ja seinad, aga sisemus ja kõik muu asi on tehtud hiljem, meie ajal. Me täname Jumalat selle eest, et Jumal oli abiks. Tema juhtis kõiges. Kui ma mõtlen tagant järgi nende töölõikude peale, mis siin on tehtud, ja kuidas Jumal andis abilisi ja finantsasjad, siis see on midagi erilist. Midagi erilist. Et me võime loota tema peale ja ta ei jäta kunagi hätta. Ja vaat, kui tema on teinud ühe plaani, sellest ma räägin teises sõnas, kui ma jagan siin natuke ka veel, et kui Jumal on midagi otsustanud, kedagi kuhugi panna või midagi teha või midagi ka ära hävitada, kui vaja, siis Jumal teeb seda. Kogu lugu. Me võime ilusat juttu rääkida, et midagi ei juhtu ja kõik on okei. Ei ole need asjad nii okei. Kui inimene ikka jalad ees, siis läks jalad ees. Kui põles, siis ta põles, aga selleks ta põles, et sellest tuhast ja kõigest sellest, mis see rämps oli siin, sai üles ehitatud üks
selline hoone, mida te praegult näete. See on au Jumalale. Ilma laenudeta, ilma võlgadeta, ei ole olnud siin suuri miljonääre abiks. On olnud võib-olla natukene, aga ütleme niisuguseid summasid, mis on siia läinud, ei ole. Jumal on hoolitsenud kõige eest. Me oleme välja tulnud ja kui oli kõige raskem aeg, siis oli mul Ameerikast kõne ja suri selle koguduse kunagine üks juhtidest, 101-aastane, ja oli oma päranduses jätnud ühe osa Eelimi kirikule. Jumal nägi ka seda ja meile tulid 10 000 eurot siia, saime edasi teha. Jumal hoolitseb kõige eest, nii et sellega ma lõpetan, ma ei lähe pikemale, võiks veel väga palju rääkida, me palvetame ühiselt, et Jumal on tõesti, ei ole siin ainult olnud neid veeallikaid ja palmipuid, on ka olnud seda soolast vett ja maarat, aga nii nagu Jumal Moosesele andis korralduse, viska see puu sinna vette, maaras ja vesi muutus kõlblikuks, nad said juua, nad said oma janu kustutada ja kõike teha. Samamoodi, kui siin on ka kuivad ja rasked ajad olnud, on tulnud need puud teinekord vette visata, aga mis puu see on, me kõik teame, vaadake selle risti peale. Kui Jumal Moosesel lasi puu vette visata, see on eeltähendus Kristuse ristist. Ja Kristuse rist on selle väärtusega, millele allub kõik asjad siin maailmas. Ta on üle kõige ja tema aitab meid. Elav Kristus, ta ei ole enam risti peal, ta ei ole enam hauas. Aga tõuseme alguspalveks ja täname Jumalat. Kallis Issand, ma tänan sind, et sina oled kõige autor. Jumal, meil on täna pidupäev ja ma tänan kõikide eest, kes on täna tulnud siia, on leidnud selleks või võtnud aja. Jumal, see on au andmine sulle kõige selle eest, mida sina oled teinud, Jumal. Meie siin inimestena, olgu see mina või olgu see Ago või keegi teine, kolmas, me oleme ainult inimesed, Jumal. Ei olene see meie ei haridusest ega tasemest ega tiitlitest millestki. Jumal, kõige tähtsam on üks asi, see on vahekord sinuga. Ja kui meil on see korras, Jumal, siis me võime tõesti eelimis olla sõna otseses mõttes ja nautida, Jumal, seda vett, seda püha vaimu, mida sina annad, ja kosutada ennast ka siis, kui läheb palavaks päevaks teinekord nende puude vilus. Ei ole küll otseselt palme siin, aga Jumal, sa ise tekitad kõike neid momente meie teenimises, meie elus, kus on raske, kus me vajame abi. Sa ei jäta hätta, Jumal. Sa saadad oma abilised, sa korraldad asjad, Jumal. Sa lood uued olukorrad, kus on vaja, Jumal, mida me ei oska arvatagi, me ei oska mõeldagi, Jumal. Aga ühel hetkel on see asi toimunud. Ja me oleme ainult, võime öelda, et põlvede peale mine maha ja täna Jumalat ja kiida teda. Au ja kiitus tema pühale nimele nüüd. Jumal, õnnista igat siia tulnud venda, õde. Jumal, õnnista seda teenistust, kõik, mis me räägime siin, Jumal, et tooks au ainult sinu nimele. Õnnista ülistust praegu, Jumal, ja ma tänan sind, Jumal. Ma tänan sind, et me oleme tõesti tulnud ühele pidupäevale ja ühe eesmärgiga, Jumal, et see kõik ainult austaks sind, Jumal, sest sina oled selle autor. Austus, kiitus sulle. Austus, kiitus. Püha Jumal, ma tänan sind. Ma tänan sind isiklikult oma nende aastate eest, mis on siin mööda läinud. Jumal, sina oled olnud kõrval, sina oled olnud juht, sina oled olnud abimees, sina oled imesid teinud siin palju, Jumal. Rasked haigused, mis on lahkunud, Jumal, ja palju muud,
Jumal, kui sina oled oma sõna öelnud, siis nii on see ka olnud, Jumal. Ja ma tänan selle eest, et ka nüüd ta läheb edasi nii, kuidas, Jumal, sina juhid, sinu kaudu, issand. Mitte inimlikus tarkuses, vaid püha vaimu juhtimises. Jeesuse nimel. Aamen. Võtame, kellel on raskem seista või juba aastad niisugused, siis võid julgelt istuda. Kes tahab ülistada seistes, palun. Kallis Jumala rahvas, õnnistatud rahvas, valguse käia, maailma sool. Ma tervitan teid kõigi. Terve kogudus, kus te iganes tulite. Siin kohalik kogudus, külalised, kaugelt. Ma tervitan teid meie Isanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala arm rohkenegu teie eludes, rohkenegu. Siin on nii palju asjad juba head olnud. Ja ma lihtsalt jagan, et midagi aulist, midagi väga aulist täna on sündinud siin. Midagi väga aulist, mida me veel ei näe ja ei koge. Ja see ei ole ainult seoses elimiga, see on Eestimaaga seoses. See on terve meie Marjamaaga on seoses. Jumal midagi siin on külvanud ja see hakkab tärkama ja see toob head meeleparanduse viljad, mis Eestimaa väga vajab. Kas te ütlete amen selle peale? Meie ju ootame seda. Meie ju igatseme seda. See on meie eesmärk siin üldse maa peale elada. Siin üldse see, miks ma hingan, mis ma olen. Et Eestimaa, Marjamaa saaks võidetud Kristusele. Jeesus Kristus on Eestimaa isand ja kuningate kuningas. Halleluuja! Mina väga tahan seda näha. Kas sina tahad seda näha? Ma olen juba väsinud ainult kuulda. Olen väsinud juba kõik need asjad, ilusad, inimlikud ja kõik nagu koguduse poolt. Kõik, ja see on tõesti, me teenime nii, mida meil on andud. Ja kuidas me oskame. Jumalal see on meelepärane, aga siiski meie tahame näha Jumalat, elava Jumalat siin Eestimaale. Ja ma tervitan teid kõigi, armas Jumala lapsed. Jumal on öelnud, et mina ei võta tagasi oma annid. Ma ei võta tagasi oma annid. Ükskõik kui vana sa oled. Ükskõik mis sulle see viimane aeg on olnud üles alla. Aga Jumal sõna on igavene sõna. Seda andi, mida ta on sulle andud, see on tema poolt ja tema kastab ja tema veel toidab ja veel annab uued võimalused, et me võiksime austada tema püha nimi. Täna siin kõlas, kas sa oled kurb, kas me oleme kurvad või kuidas see kahju, ja kas kahju. Teate, kui need asjad, see nii kiiresti, see kõik asi toimus, nagu siin olus natukene informeeriste, see oli nii kiire kõik asi ja ma ütlesin, Jumal, kas sul on tõesti nii kiire on? Kas sul on nii kiire, et need äkitselt asjad hakkasid toimuma, no nii ruttu juba, kas ta kuulis seda, mis pastor Ago ütles, et mina juba tunnen seda kogudus, et mina juba tean need ja kõik, alles ta on siin olnud meie ees, aga tema juba teab, ta juba on kogenud, mis vaimsus siin on ja mis ootus siin on. See on meie Jumal, see on kõik au temale, mida ta on teinud. Halleluuja. Ja kui see küsimus kõlas täna, eks ole, kas on kahju, teate, ma vaatasin natukene tagasi ja mulle hakkas tekkima südames tõesti seda, et kahju, mul on kahju. No mul on kahju. Meil on nii hea kogudus, algust peale on olnud.
Ma väga tänan kõigi, kes oli 16 aastat tagasi, need esimesed siin, keda Jumal kokku pani seda meeskonda. Ma südamest tänan teid. Meil oli nii vajalik seda abi. Aga täna ma tahan öelda, ei ole kahju. Ma ei saagi öelda, et on kahju, sest Jumal on valmistanud midagi paremat ja ilusam ees. Lõpu ajal parem kui esimese ajal koguduses ära peab olema. Amen. Amen. Ja täna me rõõmustame selle üle ja ma kinnitan teid ja koos me läheme ikka edasi. See on Filiplastele, me tunneme väga-väga hea, me armastame Apostel Paulust ja ta ütleb niimoodi, et ei mitte, et ma sellele juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus meid on kätte saanud, sind ja mind. Jeesus Kristus kätte saanud, see mulle väga meeldib. Ta on saanud kätte sind ja mind, saate aru, et täisvarustus on tema käest tuleb meile, et me lähme edasi. Mind on saanud üle homme saab 35 aastat, 91. aastal 9. juunil ta sai mind kätte ja mitte kuhugi ma ei saanud rohkem minna. Au ja kiitus Jumalale. See vabadus, see puhastus, see on uus eluloodus. Ja edasi Paulus ütleb, venad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taha ja sirutan sinna poole, mis on ees. Ma püürin seatud eesmärki poole taevasse kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesus. Katsumised ka tulevad. 16 aasta jooksul olid väga suured katsumus, aga Jeesus Kristus koos oma Jumalaga me hüppame üle müüri. Ja ma tänan Jumalat, Agu, pastor Agu ja Maire. Ma mõistan Mairekene, ma mõistan ja ma soovin sulle isiklikult, seal sa saisad, isiklikult seda ikka pika meelt, palju kannatlikkust ja Jumala rahu. Nii et tere tulemast elimise, pastor Agu ja Maire. Me väga armastame teid ja koos lähme edasi. Amen.